Tere päevast, kallid kuulajad! Mina olen Antonina Skuro ja ma olen keemiatehnoloogia õppekava programmi juht ja ma täna tutvustan selle ka õppekava. Keemiatehnoloogia õppekava, see on rakendus kõrghariduse õppekava, millel õppekeel on eesti keel ja nominaalne õppeaeg on 8 semestrit ehk 4 aastat. Ja see õppekava annab 4 aastaga 240 ainepunkti. Selgitame välja, mis on keemiatehnoloogia. Tegelikult keemiatehnoloogia, see on nii teadus kui ka tehnika valdkond, kus rakendatakse keemia ja inseneri teadmisi selleks, et toota kõike vajalikke produkte, ilma milleta ei saa eksisteerida kaasaegne ühiskond. Ja keemiatehnoloogia, see on see eriala, mis ühendab teooria praktilise tootmisega. Keemiatehnoloogia uurib uute materjalide tootmise võimalusi. Keemiatehnoloogia uurib ka uute kaasaegsete kütuste, polümeere, ehitusmaterjale, ravimite ja muude vahendite tootmist. Õppekava koosneb moodulitest. Sellel slaidil te näete kõik põhilised moodulid, millest koosneb see õppekava. Nagu te näete, siin on olemas need moodulid, mis annavad digi- ja roheoskusi, sotsiaalainete moodul ja kindlasti suur rõhk on erinevate keemiaainetele, selleks on siin keemiamoodul. Ilma matemaatikata kindlasti me ei saa hakkama, kuna siin on olemas erinevad arvutused, mida tuleb teha näiteks keemiatehnoloogiate projekteerimisel. Iga moodul on oma mahuga, need mahud me mõõdame EAP-des ja nagu te näete, kokku meil siis tuleb siin 240 EAP-d. Ja ma tutvustan natuke ka erinevaid mooduleid. Üldõppemooduliteks on siis digi- ja roheoskuste moodul ja sotsiaalainete moodul. Sellel slaidil te näete, missugused ained on nendes moodulites. Ma võib-olla rõhutaksin mõned ained. No näiteks digikirjaoskus, kaasaegne spetsialist peab oskama kasutama erinevaid arvutiprogramme. Siin on olemas keskkonnakaitse õppeaine, kuna tegelikult see keemiatehnoloogia ta võimaldab ka lahendada teatud keskkonnakaitsega seotud probleeme. Tänapäeval on väga tähtis sellised oskused nagu ettevõtlus, meeskonnatöö. Kindlasti keeled on tähtsad, kuna peamine teaduskeel tänapäeval on inglise keel ja suhtlemine erinevatel tasanditel on ka väga tähtis ja te näete sellel slaidil ka kõiki neid aineid, kus me õpetame erinevaid niinimetatud pehmeid oskusi. Kuna keemiatehnoloogia õppekava on seotud keemiaga ja te näete, et meil on väga mahukas keemiamoodul. Me õpetame erinevaid keemiaid. Näiteks alustame keemia alustest, siis eraldi meil on anorgaaniline keemia, orgaaniline keemia, analüütiline keemia, füüsikaline keemia. Ja kõikides nendes keemiaainetest meil on väga-väga palju praktilisi töid. Meil on olemas suurepärane keemialabor ja see pilt, mis on sellel slaidil, ta illustreeribki just meie kolledži keemialaborit ja meie üliõpilased omandavadki siin esmased laboritöö oskused.
Edasi meil järgneb keemiatehnoloogia moodul ja keemiatehnoloogia moodulis meil on kohustuslikud ained ja valikained. Kohustuslikud ained, neid nimetatakse kohustuslikeks, et neid ained õpivad absoluutselt kõik meie üliõpilased. Ja valikained annavad võimaluse spetsialiseeruda teatud valdkondadest. Nagu te näete, meil siin on sellised valikained nagu põlevkivi keemiatehnoloogia, et põlevkivi tehnoloogia lähiajal kuskile ei kao, et vastupidi, seda valdkonda Eestis ka arendatakse ja põlevkivist saab toota väga erinevaid tooteid. Kõigepealt tänapäeval nagu siis keskendutakse põlevkiviõlide tootmisele, mida kasutatakse näiteks laevakütusena, aga siin on tegemist ka näiteks peenkeemiaga, et põlevkiviõlist edasi saab toota selliseid aineid nagu resortsinool ja teisi väga tähtsaid aineid. Keskkonnatehnoloogia, see on ka valikaine, see tähendab, et vajadusel saab keskenduda keskkonna kaitsele suunatud erinevate tehnoloogiatega, atmosfäärikaitsega, veekaitsega, tahkete jääkide utiliseerimise tehnoloogiat siin õpitakse ja nii edasi. Puidukeemia ja tehnoloogia, see juba iseenesest ütleb, et tegelikult siin õpitakse tselluloosi tootmist, paberi tootmist ja ka muid väärtuslikke produkte, mida üldse saab siis toota puidust ja tselluloosist. Eestis on üks selline eripärane ettevõte, see on siis selline ettevõte nagu Silmet, kus tegeldakse haruldaste muldmetallide ja nende oksiidide tootmisega ja seega meil selles moodulis on ka vastav õppeaine. Eestis praegu arendatakse ka selliseid protsesse nagu vesiniku tootmine elektrolüüsi teel ja ka muid elektrokeemilisi protsesse, seega meil on vastav õppeaine ka valikainete seas. Taastuvkütused on ka tänapäeval väga tähtis suund ja taastuvad kütused, need on näiteks biogaas, biometaan ja teised kütused ja ütleme, oskused ja teadmised selles valdkonnas saab omandada just selle aine raames. On olemas õppekavas eriõppevalikmoodul ja sellest moodulist ka meie üliõpilased saavad valida sellel slaidil loetletud aineid. Näiteks tänapäeval on väga tähtis selline suund nagu uute materjalide loomine ja siin on meil selline aine nagu materjaliõpetus. Siis instrumentaalanalüüs, see on ka üks väga populaarsetest ainetest, mida üliõpilased tihti valivad, kuna keemialaborites tänapäeval on väga palju, väga vähe nii nimetatud käsitööd, aga suuremas osas need analüüse teostatakse kasutades erinevaid seadmeid ja näiteks sellel slaidil see keskmine pilt näitabki ühe seadme, mida kasutatakse keemialaborites. Kindlasti väga kaasaegne aine on polümeeride keemia ja füüsika, kuna ümbritsevas meis maailmas polümeeridel on väga suur tähtsus, meil on olemas looduslikud polümeerid, näiteks seesama tselluloos, see on looduslik polümeer, aga sünteetilised polümeerid, need on need materjalid, mida kasutatakse nii riiete tootmiseks, väga paljude muude esemete tootmiseks.
suur osa õppekavas on praktikal. Meil on olemas 3 erinevat praktikat ja praktikamooduli maht on väga suur, nagu te näete, 36 EAP-d ja üliõpilased tavaliselt läbivad neid praktikat ettevõtetes. Aga praktikat saab läbida mitte ainult Eestis, mitte ainult Eesti ettevõtetes, vaid ka väljaspool Eestit. Ja näiteks meie üliõpilased on käinud praktikal Hollandis, nad on käinud praktikal Tšehhis, Iirimaal, Rootsis ja ütleme, see praktika väljaspoolt Eestit tihti toimub sellise programmi abil nagu Erasmus+, aga võib ka ilma seda programmita minna praktikale välismaale. Ja siin sellel slaidil te näete meie selle õppekava praktikabaasid ja kõige suuremad ettevõtted, kes võtavad meie üliõpilasi praktikale, kindlasti on Eesti Energia, Viru Keemiagrupp, Kiviõli keemiatööstus, Eastman Specialist, siis NPM Silmet. Aga võib-olla sellised ettevõtted, kus võib-olla mõned üksikud üliõpilased läbivad oma praktikat, on siis sellised nagu Eesti Keskkonnauuringute Keskus, seal on 4 filiaali ja erinevates filiaalides on käinud praktikal. On meie üliõpilased käinud praktikal sellistes ettevõtetes nagu Pärnu Vesi, Narva Vesi, Tallinna farmaatsiatehas, Salutaguse Pärmi tehas, Wolf Group Utilitas ja tegelikult see nimekiri on veel pikem, et kõike neid praktikabaase ma tegelikult siin ei olegi võimalik kõike neid siin loetleda. Mis on selle õppekava plussiks? Õppekava plussid on need, et see õppekava annab väga head keemiaalast baasharidust. Te nägite, kui palju meil on erinevaid keemiaaineid ja seega sellise keemiaalase baasharidusega lõpetajatel on võimalik edasi spetsialiseeruda erinevates keemiatehnoloogia valdkondades, näiteks magistrantuuris. Õppekava sisu vastab Euroopa Liidu ülikoolide keemiaalaste bakalaureuse taseme õppekavadele ja see siis võimaldab ka meie üliõpilastele õppida Erasmuse kaudu erinevates Euroopa Liidu ülikoolides. Ja meie üliõpilased kasutavad ka seda võimalust. Näiteks nad on käinud õppimas Tšehhi ülikoolides, Tšehhis, nad on käinud õppimas Poolas ja teistes Euroopa Liidu riikides. Aga ka näiteks Hiinas on käinud ja nii edasi. Nagu te nägite eelmisest slaidist, meil on väga lai praktikaettevõtete baas ja see siis võimaldabki omandada meie üliõpilastel praktilisi baasoskusi keemiatehnoloogia erinevates valdkondades. Kõik need 3 praktikat, mis meil on, nad saavad läbida erinevates ettevõtetes. Näiteks võivad alustada mingis näiteks keskkonnauuringute laborites, siis võivad järgmise praktika omandada näiteks haruldaste muldmetallidega seotud tööstusega, siis võivad minna näiteks põlevkivi keemiaga tegelevasse ettevõtetesse ja nii edasi. Ja pärast siis juba nad võivad endale valida seda suunda, kus nad tahaksid töötada või kus edaspidi tahaksid spetsialiseeruda. Selle õppekava lõpetamiseks me väga laialdaselt kaasame õppetöösse ka praktikuid. Näiteks meil on teatud õppeained, mida õpetavadki ettevõtte spetsialistid. Näiteks sellised ained nagu kemikaaliohutus, riskiohutusõpetus, materjaliõpetus, põlevkivikeemia ja tehnoloogia ja teised.
Ja veel üks selle õppekava pluss seisneb selles, et meil on väga praktilised lõputööde teemad ja need lõputööde teemad on seotud reaalsete ettevõtetega ja meie üliõpilased lahendavad reaalseid probleeme, mis on seotud konkreetse ettevõttega. Ja need lõputööde teemad võivad olla sellised rakenduslikud, ma mõtlen, et näiteks mingite uute seadmete projekteerimine või vanade seadmete renoveerimisega, aga meil on olemas ka sellised lõputööde teemad, mis on seotud teadusega, et üliõpilased uurivad siis sellised võib-olla mingid kitsamat teoreetilist küsimust teaduslaborites ja siis pärast kaitsevad oma lõputööd. Ma juba natuke mainisin välisõpinguid ja välispraktikat, aga veel kord rõhutan, et meil on väga head partnerülikoolid, kus meie üliõpilased käivadki kas siis õppimas või siis praktikal. Mõned ülikoolid mul on siia slaidile ka välja toodud. Ma juba mainisin sellise Praha keemiatehnoloogia ülikooli, Ruuse ülikool Bulgaarias, Maribori ülikool Sloveenias, siis Midsveden University, see on siis Rootsi. Viimastel aastatel meil tulid nii-öelda juurde sellised uued partnerid nagu Karadeniis Tehnikaülikool Türgi, Toomas Paata ülikool Tšehhist ja ütleme üks labor, Iirimaa labor, Selling Biomass Analysis laboratori, et siin meil nagu meie üliõpilased käisid praktikal, suurepärane praktikabaas. Missugused on õppekava lõpetajate karjäärivalikud? Siin on ka väga-väga lai sortiment. No, kuna õppekava nimetus on keemiatehnoloogia, siis kõigepealt meie lõpetajad saavad töötada keemiktehnoloogi ametikohal, keemiainseneri ametikohal, väga erineva profiiliga ettevõtetes. Need võivad olla keemiaettevõtted, biokeemiaettevõtted, no näiteks sellised ettevõtted, kus toodetakse näiteks, kus töödeldakse biojäätmed ja toodetakse biogaasi ja biometaani, farmaatsiaettevõtted, tsemenditehased ja näiteks vee töötlemisega seotud ettevõtted ja nii edasi, nii edasi. Samas nad võivad töötada seal mitte ainult keemiatehnoloogina ja keemiainsenerina, aga nad saavad töötada ka keemialaborandina. Et kuna ma teile mainisin, et tänapäeval keemialaboris kasutatakse väga keerulisi seadmeid ja nii-öelda nende seadmete teenindamiseks, ütleme, need töötajad peaksid omama kõrgharidust, seal juba nõutakse kõrgharidust. Samas on olemas firmad, kes tegelevad kemikaalide, keemiaseadmete müügiga ja seal saab ka leida endale tööd müügispetsialistina. Kui on soov, siis meie lõpetaja saab asutada ka oma firma, mis toodab erinevaid keemiatooteid, näiteks seepi, kosmeetikavahendeid, aga ka biogaasi ja nii edasi, nii edasi. Ja muidugi loomulik on, et meie lõpetajad saavad astuda edasi magistrantuuri ja jälle siin juba saab valida spetsialiseerumist just magistrantuuris ja lõpetada magistrantuuri. No ja edasi, kui on soov, võib minna ka doktoriõppesse. Ja siin ma võin ka rõhutada, et meil on näiteks selle õppekava
rakenduskõrghariduse lõpetajatest on juba 3 lõpetajad, kes pärast läksid doktorantuuri, kindlasti enne magistrantuur, doktorantuuri, neid on juba doktorikraadiga inimesi ja on ka meie lõpetajad, kes veel õpivad edasi doktorantuuris. Nii et nagu te näete, karjäärivalikud on väga-väga laiad. Nii et see ei ole mingi, mõned arvavad, et see rakendusharidus võib-olla on mingi tupiikharidus, tegelikult see ei ole, et teil on väga-väga palju võimalusi. Ja kui me vaatame näiteks, kui me loeme erinevaid artikleid, mis puudutavad spetsialistide nõudlust, siis viimastel aastatel just liigub seal selline mõte, et tänapäeval on selliseid harituid spetsialiste, kes valdavad keemiat, on lihtsalt puudus, nende spetsialistide puudus. Ja praktiliselt kõik meie lõpetajad leiavad endale erialast tööd või siis nad jätkavad, nagu ma juba mainisin, jätkavad õpinguid magistratuuris. Nii et on väga-väga suurepärased, ma arvan, väljakutsed nendele, kes õpivad sellel õppekaval ja kes lõpetavad.